Ja ma tahaksin selle programmiga ja nende vaevanägemiste tundidega siis tuletada teile meelde meie rahva ajalugu ja te võite ka ise enda mineviku meelde tuletada ja vaadata selle läbi, mida peaks kohendama, kuidas peaks Kristuse tulekuks valmistama ennast, mis tuleks kõrvale heita ja mis tuleks võtta kõrvale heidetud asjade asemele issandast. Programmi on mõnes mõttes omapärane, aga see on väga tugevasti meie oma rahvuse peale orienteeritud. Seda inspireeris suuresti ka mulle kunagi 91. aastal Ameerikasse saadetud siis Eesti prohvetide raamat, kus oli kirjas siis need, kes kuulutasid meie rahvale tõde, keda meie rahvas vihkas. Panid vangi ja viskasid välja valitsuse kodadest. Üks nendest meestest, ja siin on mitmest neist juttu, üks neist oli Karl Reid. Ja kui ma tema kirjutsi lugesin, siis mul oli tegemist oma ülbuse ja kõrkuse murdmisega, ega ei ole suuremat vaenlast inimesel kui ta ise. Ja mul oli pusimist, et ma olen väga viletsasti pannud ennast rappa ja hullumeelsesse olukorda ja ma avastasin, et pean meelt parandama. Ja see programm nüüd sündis siis juba võib-olla 15-20 aastat hiljem, aga see tuletab kõiki neid prohveteeringuid meelde, see tuletab meelde siis ka Iisraeli ajalugu ja ka selle maailma pilti praegu, kus rahvad tõusevad ja vajuvad. Suur õnnistuse näha teist, me oleme Eestimaal sündinud. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Eestimaa teelahkmel ja see on ka meie endi teekond igavik. Kuhu me läheme, millise raja me valime? Ahvatlusi on väga palju, eriti nooremas eas, kus hormoonid, diskod mängivad ja kus meil tuleb täita mitmesuguseid ülesandeid ka liha tasemel. Ja Eestimaa on sellel samal 33. eluaastal, siis iseseisvuse aastal, samuti teelahkmel, nagu me kõik. Väga palju sõltub teist ja isegi minust, mida me endast kanname, kas me oleme Jumala vaimu tempel või oleme me maailma vaimu tempel. Nüüd Jumal on kuningas rahvaste üle, mõni nõustub ju sellega. Tema istub oma pühal aujärjel. Õigus ja õiglus on tema aujärje alus. Heldus ja ustavus käivad tema palge ees. Ta lendab keerubite peal. Tema kohal on seeravid, kes hüüavad, püha, püha, püha on vägede issand. Kogu maailm on täis tema au. Kiitke teda tema vägevuse pärast. Andke au meie Jumalale. Kõik, kellel on elu õhku, kiitku issandat. Jumal valitseb kõiki rahvaid ja nende valitsejaid. Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab põlvest põlve. Nagu ta ütleb Malakis, mina Jumal ei ole muutunud. Psalmid 2:1-3. Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Ilmama kuningad astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu issanda ja tema võitu vastu. Kiskugem katki nende ahelad ja visakem enestelt nende köied. Me näeme nüüd tulemas kokku ikka ja jälle, küll Iisraeli, küll Ukraina ümber, maksumaksjate rahadest. Lennatakse kohale, otsustatakse, arutatakse, kui palju selles Jumalaga arvestatakse. Eks me ise näe ja kuule. Üsna tihti tulevad siis kohtuorganitest välja uued legaliseeritud seadused, mis on Jumala tahtmisega absoluutselt vastuolus. Ja rohkem sobivad nad sellega kiskugem katki, siis Jumala ja tema võitu ahelad ja visakem enestelt ära neile köied. Kuulus saksa filosoof Friedrich Nietzsche on siis öelnud, Jumal on surnud, jääb surnuks ja meie tapsime. See on siis üks maailma tarkus. Lenin
kelle ideede ajal mul on olnud võimalus elada. Meie ei usu Jumalasse, kogu jumalateenistus on nekrofiilia, sõnul seletamatu viga ja kõige häbiväärsem nakkus. See on see Jumal, keda me täna ülistasime siin. Darwin on tulnud välja siis ideega, et inimene on ahvist arenenud. Jumalat pilgatakse, mees ahvatleb meest, naised nõuavad suuremaid abordivabadusi ja Eestis sureb keskmiselt igal aastal üle 3000 lapse. Modern New Age õpetab, inimene on Jumal. Lapsed on sõnakuulmatud vanemaile, ateistid kannavad loosungeid, kui Jeesus tuleb tagasi, tapa ta jälle. Psalm 2:4-5, kes taevas istub, naerab. Issand irvitab neid. Oma vihast ta kõneleb siis nendega ja oma raevust ta teeb neile hirmu. Soodoma ja Gomorra patud, uhkus, upsakus, muretu elu, hoolimatus, porduelu, homoseksuaalsus. Ja isand laskis sadada Soodoma peale väävlit ja tuld ja hävitas need linnad ja kõik nende linnade elanikud ja taimestikku. See sama töö, Jumala õigluse võidukäik, siis kehtib ka tänapäeval, pannes selle hirmu täheks neile, kes tulevikus on jumalatud. Aga mina olen seadnud oma kuninga Sionile, oma pühale vajale ja alles me laulsime siin Yeshua HaMashiach. Tema kuningriik on igavene kuningriik ja kõik valitsused peavad teda teenima ning temale alistuma. See on nüüd võib-olla natukene mõtteraamidest väljas, aga ka põrgu kiidab Jumalat, sest tema õiglus valitseb seal. Sinna on saadetud need, kes on tema õigluse läbi sinna mõistetud ja tema õiglus võidutseb ka põrgus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel. Sest kõik, mis on maailmas, lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus, ei ole isast, vaid maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti. See on siis see vahepeatus, igaviku nii vahepeatus, mida me võtame omaks, mida me ei võta. See, kes teeb Jumala tahtmist, usub lunastajasse, püsib igavesti. Sest issanda päralt on kuninglik võim ja ta valitseb rahvaid. Ja ta ise mõistab kohut maailmale õigluses, ta peab rahvastele kohut õiglasel viisil. Mina valmistan valguse ja loon pimeduse, mina annan õnne ja toon õnnetuse. Mina, issand, teen seda kõike. On siin siis inimestele midagi juurde lisada? Pigem arvestada sellega. See peaks olema Steinbocki majas igal hommikul loosung üleval, et kui nad tulevad sealt, vaatavad ja loevad ja lähevad siis oma kabinettidesse. Niisiis te kuningad, saage mõistlikuks. Ilma ma kohtumõistjad, laske endid noomida. Teenige issandat kartusega ja ilutsege värisemisega. Andke suud pojale, et ta ei vihastuks ja teie ei hukkuks oma teel, sest tema viha sütib pea. Õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad. Jumalale vastupanu hind on väga, väga kõrge. Selles on mitte ainult see lühike väikene inimese eluiga, mida on võrreldud korraks nähtava suitsuga. Inimeste suurelised silmad alandatakse ja meeste kõrkus painutatakse. Me oleme seda ikka näinud, kuidas suured ja vägevad tõusevad üles ja mõningatel puhkudel lõpetavad enesetapuga. Ja sel päeval on issand üksinda kõrgem. Nüüd läbi aegade on Jumal saatnud rahvaste keskele prohveteid. Need on ikka manitsenud ja kutsunud meeleparandsele, hoiatanud inimesi jätkuva patuelu tagajärgede eest. Prohvet Jeremia kutsus Juuda kuningriigi 40 aastat pöörduma oma kurjedelt teedelt ja ebajumalatest. Jumal ütles oma rahvale, kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda kitkutakse, kistakse ja hävitatakse.
Aga kui see rahvas, kelle kohta ma rääkisin, pöördub oma kurjusest, siis ma kahetsen kurja, mida ma kavatsesin temale teha. Selline on Jumala antud valik ka praegusele Jumalast saadud iseseisvusele Eesti maal. Juuda ei kuulanud neile saadetud prohveti hoiatusi, preestrid peksid Jeremiat ja valitsejad viskasid ta hoopis kaevu. Ära taganenud rahvale kuulutati, sina oled mind hüljanud, ütleb Issand, ja oled taganenud, seepärast ma sirutan oma käe sinu vastu ja hävitan sind, ma olen tüdinud järel andmast. Siin me näeme Jumala resoluutset õigust, et tema võib tüdida järeleandmist. Ja kui me loeme kuningate raamatut ja ajaraamatut ja kui me loeme piiblit, ka Vana Testamenti, kuidas Iisrael proovis kõigest väest, alates kõrbest kuni selleni, kus Jumal ütles, et ma hävitan sind, ma olen tüdinud järeleandmast. Ja mina ise sõdin teie vastu välja sirutatud käe ja vägeva käsivarriga vihas ja raevus ja suures meelepahas. Jeruusalemm vallutati. Kaldelased põletasid Juuda linnad ja kiskusid maha Jeruusalemma müürid. Juuda ja Jeruusalemm küülitati 70 aastaks Paabelisse. Ja me teame, et Jumala tempel oli seal ja see kisti maha. Ja kui nad tagasi tulid 70 aastat hiljem, nad ehitasid küll koopia, aga see polnud enam nii vägev. Jumalale vastupanu hind on väga kõrge. Tõesti, Issand Jumal ei tee midagi ilmutamata oma nõu oma sulastele prohveteile. Ja see reegel kehtis ka meie esiisade puhul, kes olid juba saanud Jumala õnnistusest mitukümmend aastat osa ja olid iseseisvad. Pärast seda, kui meie vaprad esivanemad kuulutasid 1918. aastal välja Eesti Vabariigi, kiitus Issandale. Ja maailmasõnast kurnatud väikerahvas seisis peaaegu paljaste kätega vastu idast tulnud Vene punaste laviinile ja lõunast tulnud sakslaste Vandesveri armeele, sai Eesti lõpuks iseseisvaks ja vabaks riigiks. Meie esivanemad pidid ikkagi võitlema, seisma vastu. Meie ei pidanud. Ilma ühegi veretilgata Jumal andis sellele põlvkonnale iseseisvuse. Aga juba 9 aastat hiljem kirjutati meie esivanematele ja nende juhtidele. Laseme endale meelde tuletada, kas oleme Jumalale südamest tänu toonud oma vabaduse, iseseisvuse ja rahu eest. Kas meie kõrged riigijuhid on selle peale mõelnud, kas nad on rahva tähelepanu sellele juhtinud? Me oleme igavikulised olendid. Meie riigijuhid peaksid tegema plaane teadmisega, et Jumal näeb nende südameid, nende mõistuseid ja et neil tuleb aru anda iga sõna, iga mõtte, iga südame hoiaku Issanda eest. Taluperemehe ärg tunneb tõesti paremini oma peremeest ja tema sõime ning on temale tänulikum kui suure osa Eesti rahvast oma Jumalale ja seda öeldi 1927. aastal. Riigikohus, omavalitsuses ja ajakirjanduse on omavaheline purelemine, üksteise pilkamine ja valitsuse kukutamise katsed lausa läilaks läinud. Teie usute, et teadus, kunst, raha ja lõbud on õnneallikad, mis aitavad teil elust ja surmast läbi minna. Kisendage siis oma jumalate poole, kellele te ohverdate ja oma elu ohvriks olete toonud. Need ei suuda teid õnnetuse ajal päästa. Eesti rahvas, kuulge, mida Jumal meilt küsib. Kui palju olete kulutanud uhkuse peale, kui palju olete toonud oma auahnusele, kui palju on kadedust teile kurja teinud, kui palju nõuab ohvreid ahnuse ohjeldamine, kui palju energiat kulutate tigeduse taltsutamiseks ja selle tagajärgede heastamiseks. 1927. aastal Johannes Mattei Kaarep küsib seda meie esiisadelt. Missugust ohvrit nõuab laiskus ja lohakus elus ja asjaajamistes? Palju maksab flirt, kiimalus ja vaba armastus? Kui palju oleme valedega teistele kahju teinud?
Kas oskate kokku arvestada seda, kui palju on teile maksma läinud Jumala armu hülgamine? Millega kaaluda üles rahva kahju, mis johtub sellest, et pühal vaimul pole kohta teie südames ja elus? Mispärast tahad surra, Eesti rahvas? Meie rahvale ja juhtidele saadeti hoiatavaid raamatuid, Jumal räägib, mispärast tahate surra, tavaliselt viskasid tähtsad tegelased Kaarepi raamatust prügikasti. Mattuse 23, 34, 35. Vaata, ma läkitan teie juurde prohveteid ja tarku kirjatundjaid. Ja osa neist te tapate ja lööte risti ja muist piitsutate oma koguduse kodades ja kiusate neid taga ühest linnast teise. Esimese maailmasõja lõpul andis siis Jumal endast märku sakslaste kätte sõjavangi langenud noorel Eesti mehel Karl Reitzile. Karl Reits jõudis tagasi Tallinna 1929. aasta juulis, 3 kuud hiljem hakkas Jumal teda valmistama prohvetiks Eesti rahvale. See teekond ei olnud väga lihtne, ta ei olnud sellega kohe nõus, et nüüd ma tõusen ja lähen kuulutan. Seal oli mitmed intsidendid, aga läheks pikaks sellest rääkida. Karl Reits läkitus Jumalalt. Mine ütle rahvale, sest rahvas on kuri ja Jumala kartmatu, et on viimane aeg ning rahvas peab end Jumalaga aegsasti ära lepitama, enne kui rahu maa pealt ära võetakse. Karl Reits kuulutas Tallinnas Jaani kirikus. Rahvas, pane tähele ja paranda meelt. Palu Jumalal, kes on teinud rahva ja maa, sest rasked ajad on ukse ees. Jaani kirikus ei võetud Reitsi sõnumit vastu ning viimaks viis kirikumeest ta kättpidi välja, keelates tagasi tulla. See oli siis meie kirikute reaktsioon. Ja kui me vaatame ikka prohveteid ja Jumala inimesi, keda armastav Jumal on oma suurest armastusest ja headusest ja pikameelsest saatnud inimesi hoiatama, siis esimesena ikka aeg on kohtumõistmil alata Jumala kojast. See on nagu lakmuspaber ja see traditsioon nii-öelda oli ka Karl Reitsi puhul siis täiesti näha. Kirikus nimetati siis Karl Reitsis segaseks ja tallutati ukse taha. See on siis Niguliste kirik 1940. Niguliste kiriku õuel öeldi Reitsile, mine siit ära. Reits vastas, mina lähen siit küll ära, aga tuleb aeg, mil selle kiriku uksest enam keegi sisse ei lähe. See on pilt siis Niguliste kirikust 1944 ja 11 igaüks teab, kes on kiriku asjadega kursis, kui palju täna seal siis kirikut on, kui palju seal täna jumalateenistust on. Nüüd kirikutest visati mind avalikult välja ja rahvas oli pahane, öeldes, et nad ei taha kirikus kuulda seda, et see mees käib eksitamas ja segamas. Kui eksitajad ja ometi tõtt rääkijad, 2 Korintuse 6:9. Pärast kirikutest väljaviskamist sai Reits uue taevase ülesande. Mine turule ja laadaplatsile, sinna koguneb igast linnakandist kokku palju rahvast. Räägi seal, nii et laiemale avalikkonnasel, mitte ainult religioossetele inimestele. Õeluse meri on uppujaid täis, kuulutas siis prohvet. Häda tuleb, parandage meelt, kuulutas Reits üle Eestimaa 11 aastat. Turgudel jaatale jälgisid Reitsi sajatamised ja solvangud, teda visati kontide, mädanenud köögivilja ja kohviga. Karlil tuli istuda 1 kuu jooksul arestimajas 12,5 ööpäeva. Temaga käituti halvasti ja karistus järgnes karistusele, aga prohvetlik sõnum, häda tuleb, kõlas kõikjal, kuhu ta läks. Mattuse 5:11-12. Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja taga kiusavad ja valetades räägivad teist kõiksugu kurja. Nad olid aga pimedad ja mõtlesid, et sõdivad inimestega, aga nad ei ole mitte minule vastu hakanud, vaid pühale vaimule. Nad on tema tööd takistanud rahva seas. Mõelgem nüüd sellele, kui kaugele meie rahvas läks esimese iseseisvuse ajal, et nad kõigi oma
võimaluste, iseseisvuse ja vabaduse juures hakkasid mässama püha vaimu vastu. Ja kes on piiblit lugenud, teab, mida see kõik tähendab. Mis antakse andeks ja mis ei anta andeks. Kõik need tõsised õpetused, teoloogid, riigijuhid, rahvas turgudel mässas Jumala vastu. Karl Reis käis 3 korral hoiatamas ka president Pätsi. Päts kuulutas viisakalt ära ja ütles talle kaastundlikult, kuule mees, sa oled näljast lolliks läinud. Kindral Laidorner keelus prohvetit kuulmast, laskis siis teda iga kord vahi alla võtta ja kord isegi kumminuia kasutada. Kui nüüd valgus sinu sees on pimedus, kui suur on siis pimedus? Väliselt tundus kõik normaalne. Me näeme siin tolleaegses ajalehes Eesti riigi käib normaalset rada, põllumees külvas, noored võtsid päikest Pärnu rannas, laulupidu ja nii edasi. Aga Eesti rahva vaimne valvsus oli uinumas ja rahvas unustamas oma jumalat. Saatan kasutas nüüd riigijuhtide jumalatust ja kehtestas ka kirikutes religioossed maffiad, kuni rahvas ja tema juhid ei tundnud enam ära armastava jumala hoiatust. See on nagu üks väänik kangekaane laps, keda isa ikka ja jälle manitseb, hoiatab, räägib oma pikas meeles. Kallis poeg, kui sa nii teed, siis juhtub sinuga see. Meie rahvas ei tahtnud seda kuulata. Nüüd tolleaegne Karl Kaups ütleb, kulmineerisid hariduse, kultuuri ja rahvustunde ülehindamine. Muide, iga nende rea juures ma olen mõelnud ja mõtiskanud päris sügavasti, sellepärast on mul ka seda jõudu edasi ja kaastunnet anda. See ei ole kriitika, see ei ole kohtumõistmine, see on reaalsus Jumala ees. Kulmineerusid hariduse, kultuuri ja rahvustunde ülehindamine. Palju kiidukõnesid, kirjutusi, hooplemisi riigiisade ja vabadussõja juhtide arvel. Kui mõned poolt soovitati tähtsatesse aktidesse võtta ka Jumala nime, siis vastati sellele väga tähtsa isikute poolt mõnitavalt. Tema oli siis baptistikoguduse jutlustaja ja ta oli ka Hiiumaa saadik Eesti rahva riigikogust 1938. aastal. Mees kaotas sõja ajal oma jala ja lõpetas vist New Jersey's, kui ma ei eksi, Ameerika Ühendriikides. Isegi kõik kiriklikud, perekondlikud tähtpäevad, pulmad, ristimised, leerid ja matused olid muutunud suurteks jooma ja tantsutrallideks. Sellest kirjutab siis 1925. aastal Alexander Dickenberg. 1939. aastal osales Konstantin Pätsis isiklikult talle tahkrannas püstitatud ausamba avamisel. Et ta ei olnud nüüd päris vaarao hammakamber, aga ta oli ikkagi eluajal inimesele püstitatud ausammas. Nüüd vaatame edasi, oli niisugune naine, Eleonora Puckmann ja tema nägemus Eesti rahvast 1932. aastal. President Pätsist. Ma kohkusin päris ära, sest teda kattis kurguauguni kinni nööbitud vativammus. Mu ees oli võõras ümbrus, madalad hallid majad, kõik oli häbematult räpane, mis seisis niisuguses kohas meie riigi vanem. Ja vagunid. Mitte niisugused, mis Tartu ja Tallinna vahel reisijaid veavad. Ei, need olid tavalised kauba- ja loomavagunid. Miks ilmusid mu ette laiad lagendikud, paksud metsad? Aga mure jäi hinge. Kogusin jõudu, tulin ikka ja jälle mõttes tagasi oma rahva saatuse juurde. Mõtlesin vahet pidamata, mis võiks päästa meid. Jumal ei ole ometi ju meie rahvast unustanud. Otsustasin sõita Tallinna ja pidin neid hoiatama, kui mulle nii lähedalt oli näidatud meie tulevikku. Kõndisin Kadrioru jalgsin. Riigivanem võttis mu vastu. See oli nagu Jumalast avatud tee, see ei olnud väga lihtne sinna minna, aga ma olen lugenud, kuidas teda paluti intervjuuda valvelauas ja kõik see, kuidas ta ennast väljendas, avas ikkagi lõppude lõpuks ukse, nii et riigivanem võttis ta vastu täiesti ilma järjekorrata või appointmentita. Ütlesin, et rahvast ei tohi alla suruda ja uinutada. Rahvas peab olema kõigest teadlik. Teda peab ette valmistama ohu vastu. Ütlesin talle, et meie rahvast ka teda ennast ähvardab suur oht.
Salmid 127:1. Kui issand ei hoia linna, siis valvur valvab ilmaaegu. Veebruar 1938. Eesti Vabariigi 20. aastapäev, president Konstantin Pätsi kõne. Sel ajal, kui terve maailm on ärevust täis olnud, kui rahvad on kartnud suurt verevalamist, on meie väikene Eesti riik rahulikult ja häirimata oma igapäevase töö juures viibinud ja julge olnud oma puutumatusest. Nii et nad olid julged. 1. Thessaloniklastele 5:3. Kui nad ütlevad, nüüd on rahu ja julgeolek, tabab neid äkiline hukatus. Nad on nagu lapse vaevnaise, kes on käima peal ja nad ei pääse pakku. Kahuri kõmin oli lähenemas. Hoiatuste tagajärjed olid saabumas. Kohtutund oli tulemas. Jumalale vastu hakkamise hind on väga kõrge. 1939. aastal 28. septembrist alates allutati Eesti Vabariik siis järk-järgult Nõukogude Venemaa tahtele. Nüüd läks president Päts Matmei Kaarepi juurde, et küsida, kas saaks veel midagi teha, et päästa Eesti Vabariik. Nüüd on hilja, vastas prohvet. President oli näost valge, ta oli kaame, kui ta ära läks. Sulev Kaarep, see on siis Matmei Kaarepi poeg, kes selle infi andis. Ultimaatumiga ähvardades toodi 1940. aastal juunis Eestisse kuni 100 000 punasoldatit. 21. juunil 1940 kinnitas president Päts isiklikult ametisse venemeelse valitsuse. Algas Eesti esimese vabariigi minevik, massilised arreteerimised, eraettevõtete riigistamised, vara konfiskeerimised, repressioon, jälitamised, võrvad, küüditamised ja nii edasi. 1940. aastal purustati siis Konstantin Pätsi mälestussammas Tahkurannas, vägevad punavennad tulid ja sellest jäi järgi ainult kivihunnik. Moskvast tuli uus laine, uued käsud. Korralduse järele tuli Eestist Venemaale küüditada 11 100 inimest. Õhtul magama läinud pered aeti öösel korraga üles ja neile loeti ette määrus, mille alusel nad kuulutati siis kas arreteerituteks või kodumaalt välja saadetuteks. Mingit kohtuotsust selleks polnud, korterid ja hooned otsiti läbi, kaasa lubati võtta kuni 100 kilogrammi asju. Tuletab mulle meelde Jeesus, ma haaran teie südamest, ütles Jumal. Ja need inimesed, kes jagasid oma ihusoojust teki all, kuulsid korraga koputust ja nende aeg tiksus Siberi poole. Küüditatud viidi raudteejaamadesse ja sealt vagunitesse. Vaguneid oli kokku 490, mis on väikese Eesti rahva jaoks päris suur arv. Küüditamisrongide teekonnad, nagu me näeme, igale poole laiali mööda tolleaegset Puna-Venemaad. Orjajõudu oli vaja ja paljud surid seal nägemata taas Eesti riiki. Kui ma olin kuskil 7 aastat või nii vana, siis neid lasti lahti, kui Stalin suri ja läbi keerulise teekonna mõned jõudsid ikka Eestisse. Ja ma mäletan siis, kui mu vanaema ütles, et kas sa näed seda meest, meie naabrit, ma ütlesin, ja ütles, kas sa näed, et ta on siuke kurb ja ma ütlesin, et ja on küll. See on sellest, et nad ei kuulanud tolleaegset prohvetit, nii et ma sain tol ajal juba teada, mina ei teadnud, mis teab Nõukogude ajal sündinud 5–7 aastane laps prohvetitest või Venemaast või midagi, aga näe, nüüd tuleb meelde. Neid hoiatati 11 aastat ja tagajärjed mitte hoiatuse kuulmisest on siis noolekesed. 19. juulil 1940 küüditati Moskvasse Johann Laidoner koos abikaasaga kindral Laidonerist sai vang number 11. 30. juulil 1940 küüditati Baškiiriasse Pätsude perekond. President Pätsist sai vang number 12 ja tema pojast Viktorist vang number 13. Esimene siis peatus suurem oli siis Baškiiria autonoomses oblastis Venemaal. Ja seda tuletab siis meelde Leonard Puckmann, kellest me eelpool rääkisime. Huvitav, kas ma seal Venemaal Pätsule ka meelde tulin? Ma hoiatasin teda 9 aastat ette. Miks ta mind kuulda ei võtnud? Jumal hoiatab igat ühte meist, kui me läheme praegu kõrvale.
Me tahame midagi teha, kui me oleme Jumala templid, kui me oleme Jumala lapsed, siis Jumal teeb ära tee. Aga me siiski vahest teeme. Meil on jäänud ikka meeleparanduse aeg, meie rahvas ei võtnud seda tõsiselt ja president ei kuulanud soovitusi, mis talle prohvetid ja ennustajad ja ettekuulutajad andsid, mis oli talle tähtsam kui oma rahvas. On see võim siis tõesti nii magus, et unustatakse oma rahvas. Loomu poolest oli ta hea inimene, aga lõpuks oli temast saanud võimuori. See oli siis meie esimene president. Siberisse küüditi ka palju Eesti naisi ja lapsi. Kurbus. Ma olen näinud seal, kui ma Rakveres jutlustasin Karmeli koguduses, kuidas see visioon, kuidas nad seal vagunites kannatasid, pruun, niisugune surmalõhn, teadmatuse ees. Pisarad tahtsid pursata, andis ennast kokku võtta, et mitte karjuda, parandage meelt, võtke, saage kaineks, mõelge sellele, mis meie esivanemad pidid läbi elama neis loomavagunites, et seda uuesti ei korduks. Suur osa vangidest lasti maha 1942. aasta kevadeks, oli umbes 3500 vangilaagritesse saadetud Eesti meest elus ainult paarsada. Jällegi, kui ma Floridast seal töötasin vanade kodus, juudi naine, kes oli tol ajal ühes nendest, ta ise nimetas seda eksekutsioonilaagriks, kus ta ütles, kus Baltikumist peeti noori nagu teie ja nad pandi tööle seni, kui nad oli ise seal õde, nii kaua, kuni nad surid. Barakid olid laipu täis, välja ei jõutud neid vedada, nii et need, kes magasid haisvate surnutega kõrvuti. Elu oli väga tõsine, siis vahelduseks tehti nii, et pandi noortele meestele, noorte naiste riided selga, KGB-l oli lõbus. See inimene oli suremas ja kui ta mulle selle tunnistuse andis, siis ma reageerisin sellele. Ja ma teadsin, et see ei ole juhuslik, need asjad jooksid igal pool kokku. Ma pidin selle message edasi andma. Vahepeal olid alanud seda tõi kohale sakslased, jälle arvete õiendamised, mobilisatsioon, koonduslaagrid. 1944. aasta võidujoosastusest tagasi tulnud Vene kommunistid taastasid jälle oma okupatsiooni, sundseadused ja terrori. Pikad teekonnad Siberis jätkusid. Mitmed haigustest ja hirmust hullunud eestlased võtsid Siberisse suunduvad loomavagunitelt enda elu. Ja see on ka väga reaalne tunnistus ja mul on vähemalt siin abikaasa, kes kuulis seda, kuidas Soome kolinud Eesti naine rääkis, kuidas tema sugulane Siberisse küüditati ja kuidas seal mutike, kes oli viimse kiiruga võtnud kaasa oma voki, oli elust nii tüdinud, et poos ennast kõigi vaguni juures olijate juures voki külge üles. Siberisse suunduvates loomavagunites võeti endalt ka elu. 1949. aasta küüditamislaine alla jäänud vanim eestlanna oli siis 95-aastane Maarja Räägel Abja vallast. Noorim Siberisse küüditati oli 3-päevane Anne Hiiumaalt. Väike Eesti beebi pidas siis Moskva seltsimeeste eksperimentidele vastu aasta ja 1 kuu. Prohvet Reitsi lollakaks nimetanud president Päts suri 18. jaanuaril 1956. aastal Kalinini oblasti Buraševo psühhoneuroloogia haiglas. Kindral Laidoner suri 13. märtsil 1953 Vladimiri linna keskvanglas, tema haud on tänaseni leidmata. Hirm sovjetide ees sundis siis Eestimaalt lahkuma 80 000 inimest. Kui me nüüd vaatame Iisraeliga paralleelselt, kui nad taganesid ja taganesid ja taganesid, kuni korraga tuli see aeg, et need rabati täpselt nagu meidki, kes jõudis põgeneda, põgenes, aga suur osa viidi ära Paabelisse ja mujale assüürlaste maale. Prohvet Reitsi taskust leitud kiri siis sisaldas meile sõnumi. See ilus vabariik, mida Jumal Eesti rahvale on andnud, võetakse nende käest ära sellepärast, et juhid ja rahvas on unustanud oma Jumala. Ja see antakse ära. Riigijuht annab riigi vabatahtlikult ära, sest mis tarkust on ühel juhil, kellel pole Jumalat. Suur ehmatus tuleb juhtide peale ja nad vangistatakse, viiakse ära ja rahvas satub ikke alla,
kus ta saab tunda nälga ja janu ja kannatusi, oli täitunud. Jumala armust ei möögi veretilgata, sai Eestimaa siis jälle iseseisvaks vabariigiks 20. augustil 1991. Ajaratas sai täis 50 aastat okupatsiooni ja Kremli orjust sai otsa. Eestimaa on teelahkmel ka täna praegu. Kas 50 aastat võõra riigi okupatsiooni ja kommunistlikku propagandat on toonud meid Jumalale lähemale? Kas on meie tänased juhid palju jumalakartlikumad ja sellest tulenevalt ka targemad, kui olid meie esiisade juhid, kelle kohta öeldi, et neil puudub Jumal? Eesti rahva ja tema juhtide südamehoiaks sai ilmsiks üsna teise iseseisvuse algul. 5. novembril 1992 võttis Riigikogu vastu korra, mis nägi ette täiskogu iga töönädala alustamist avapalvega. Väga ilus. Iga nädal see avapalve nõu muudeti suuresti ära tollase ajakirjanduse survel, aga ka seepärast, et lühikesel perioodil, mil kord kehtis, palvetajad peaaegu polnudki. Maailm tuli peale nagu teehöövel ja palvetamine meie rahva eest ja tarkuse eest, mis tuleb Jumala kartusest, auras ära. Tartu Ülikooli 2014. aasta uuringut 1900 Eesti elanikust usuvad siis 70% meditatsiooni, mis on siis idamaade filosoofiaga ilmselt seotud ja vaimsesse enesearendamisse läbi teadvuse. 22% usuvad, et tsivilisatsioon toodi maakerale teistelt planeetidelt, see on siis palju olulisem tõenäoliselt. See usk, kui usk siis Kristusesse. 16% usub, et suurriikide valitsused suhtlevad maaväliste olenditega, aga varjavad seda oma rahva eest. Kolosslaste 3.8. Vaadake, et keegi teid ei võtaks saagiks mõtteteaduse ja tühja pettusega, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algjõududele ja mitte Kristusele. Meie rahvas on usklikud, nii nagu paljud rahvad on usklikud. Nad on inimeste mõistuse järele ja traditsioonide järele ja igasugust identiteeti tuvastada püüdvate usuvoolude ja religioonide kaudu, olgu see siis taarausk või nii edasi, on siis võetud ikka siit ja sealt minevikust, siis et nagu tõelise eestlane peab uskuma ikka seda tõelist Kristuse-eelset paganlust. Selle poolest ei ole meie rahvas viimaste hulgas, kui mitte esimeste hulgas. Kummardatakse kive ja puid. Miks otsib Eesti rahvas oma identiteeti paganlusest? Kummardab tühiseid iidoleid ja loodust, milles ei ole kasu. Jeesus kutsub uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taevalle ei ole antud inimestel ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetakse. Amen. Formaalne Kristus küll jätkub, aga välised rituaalid ei muuda elu, kui ei toimu sisemist vaimulikku ärkamist. Me võime käia surnuaiapühadel ja muudel kiriklikel pühadel, panna küünlaid haudadele ja tuletada neid meelde oma emotsioonidega. Kas ei tee meid usklikumaks, kui meie südamed ja mõistused ei ole avatud selle tee, tõe ja allika juurde, mis tuleb Jeesusest Kristusest, kes ütles, ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Veel hiljuti haiglaseks peetud perverssus taotleb heakskiitu ka kirikust. Meid aga, kes nimetavad pattu patuks ja kutsuvad meeleparandused, peetakse siis moraali fašistideks ja ilma armastuseta vihakõnelejateks. 5 Euroopa Liidu kõige uskmatuma riigi eesotsas oli siis Eestimaa. Mõistmata Jumala õiglaseid tegusid pannakse ikka veel kõik meie rahva peale tulnud suured karistused küll venelaste, sakslaste ja teiste rahvaste julmuse arvele. Kui käivad need küüditamise aastapäevade tähistamised ja siia-sinna pannakse jälle kivi ülesse ja inimesed on kõik oma mälestustes ja oma kaastunde lummuses. Kui palju seal tegelikult siis on juttu sellest, mida me täna räägime.
kas Jeesus Kristus on nendel kokkutulemistel ja nendel igasugustel pühadel esikohal. Eks me seda ise tea ja vaata Aktuaalsest Kaamerast. Ometi kirjutati juba 1739. aastal Eesti piibli eessõnas. Uskuge kindlasti, et kõige ülem süü, mispärast Jumal meie maa rahvast nii mitusada aastat nii raskete, suurte ja raskete nuhtlustega on nuhelnud, on see, et teie, kes siin maal elate, Jumala sõnast ole hoolinud, vaid olete pimeduses ja ebausus oma eneste hullu mõtete järele elanud. Ja seepärast pole teil mitte selgesti teada olnud, mis Jumala õige, hea ja armuline tahtmine on. Kuidas elas siis meie rahvas, kui nad olid mõneks ajaks moskoviitidest vabastatud, nagu meie praegu? Sellest kirjutas siis Tallinna Pühavaimu koguduse õpetaja Baltasar Russo. Kui nad mõneks ajaks, seal on siis nüüd 1494 kuni 1535, olid vabanenud moskoviitidest, nii et neil välist vaenlast väga karta ei tulnud ja ka Walter von Plettenberg moskoviitid üle suure võidu oli saanud ja teda ohjeldanud ja pikaajalise rahu saanud, nii et liivimaalastel pikkadeks aastateks sõda ei olnud arvata, hakkas siin maal kauemini. Mida kauem, seda enam maad võtma suur muretus, lodevus, ülbus, toretsemine, hooplus, himurus, piiritu priiskamine ja kõlvatus päevast päeva rohkem nii valitsejate kui ka alamate seas, nii et sellest ei saagi külladlased rääkida või kirjutada. Kuna nad aga end päevast päeva ikka enam rüvetasid suuremate ja kurjemate pattude ja himude orjusega, nii et suuremaid ja hirmsamaid pattusid ja häbitööd paljudest otse auks ja vooruseks peeti, siis pidi jumalik õigluskaristus neid viimaks siiski nõnda tabama, et nad kahjuks kõigi moskoviitide ja tatarlaste pelkeks ja naeruks said. Ja see ei olnud niisama, kui sakslased võeti Kremlisse, siis praegusel Punasel väljakul aeti neil ora läbi ja slaavlased karjusid viinapudelid käes seal, tegid nendega, küpsetsid neid seal ja pilkasid ja tegid oma tempe seal. See ei olnud päris nii, et see oli suurte ja raskete traagikatega seotud. Siis pidi jumalik karistus neid viimaks nõnda tabama, et nad kahjuks kõikide moskoviitide tatarlaste pilkeks ja naeruks sai. See on kogu maailmale küllaltki teada ning kõik arukad ja mõistlikud inimesed, kes tunnevad muistseid Liivimaa kroonikate lugusid, peavad tunnistama, et vana Liivimaa valitsus aadli ja peaaegu kõigi linnade ja losside pahupidi pööramine polnud mitte moskoviidi, vaid kõige kõrgema jumala tegu, kes moskoviidi nagu karistus vitsaks Liivimaa kallale saatis. Ma ei tea, kui palju tänapäeval seal kirikutes väga äärest räägitakse, et Jumal kasutas ka Iisraeli vastu Nebukadnetsarit, Filisti ja Paabeli kuningat, kelle kohta ta ütles veel, minu sulane Nebukadnetsar. Nii et kui tema rahvas ära langes, siis ta valis paganad karistusvitsaks, nagu siingi. Moskoviit valiti siis karistusvitsaks Liivimaa kallale. Nüüd 10 aastat enne meie esimese Eesti Vabariigi kokkulangemist on väga võimas mees, tema suri vähki, aga väga võimas Eesti rahva esimese vabariigi asutaja ja ma ei pannud kõiki tiitleid siia kirja, aga ta tõesti tegi tõsist tööd, ta oli südamega meie rahva vabaduse püsti ajamise ja selle säilitamise poolt ja ta oli ka kristlane ja ka uuesti sündinud kristlane. Nüüd 10 aastat enne esimese vabariigi kokkulangemist, enne kui meie esiisade ususool leiti tuimunud olevat ja rahvas heideti Vene ateistide alla, kirjutas siis Asutava Kogu ja Riigikogu liige, Eesti esimese haridusminister, Karskusliidu esimees, Tartu Ülikooli audoktor, kirjanik, mitmete seltside asutaja, Eesti Vabariigi vormija Peeter Põld. Oleme seega suurel määral usuliselt ahtrad, ei külmad ega soojad. Päritud ristiusk ei ilmuta küllalt tugevat elujõudu, uut ei ole asemele astunud, elame üle kriisi. Samuti võib usulise kriisi sümptoomina ette tuua meie alkoholismi kasvamist, enesetapmiste arvu tõusu, sugulise lõtvuse, abielu rikkumiste ja nii edasi rohkenemist. Jumal ütleb, olge pühad, sest mina olen püha.
Sest kõik need nähted on tingitud ühest hingest ja põhisuhtumisest ellu ja selle ülimaile väärtustele. Kui me suhtume Jumalast antud kingitusse, meie igasse südamelööki, meie igavesse hingetõmbesse, nagu see poleks üldse mitte midagi, siis on see ka meie tegudes väljendatav. Me anname ennast üle selle maailma vürstile ja allume tema rõhumisele, allume neile sõltuvustele, mis ta tahab meile kaela panna. On hing terve, on tema suhtumine Jumalasse õige, siis ei jäta see kogu rahva kohta oma mõju avaldamata. Siin räägitakse ühest inimesest. Kui 12 jüngrit võisid tänaseni mõju avaldada tervele planeedile, siis võib ka üks inimene keset seda 1 300 000 rahvast ka oma valgust välja elada olukordades, kus ta ise ei peagi rääkima, vaim tema sees ise juba teeb head tööd. Koguduste etteotsa on mitmel pool valitud mehi, kes kuuluvad elukommetelt kõige vähem risti inimeste hulka. Kogudusi saetakse asju sageli mitte usuliste ja kõlblaste põhimõtete ning väärtuste pärast, vaid võimu ja kitsa kasu pärast. Nüüd tarapiitlus, mis vahepeal päris lokkas, ma vaatasin, jälgisin, kuidas see hakkas võimust võtma, et see on nüüd see õige eestlaste usk. Tarapiitlus aga, ütleb siis see mees, mis tahab uuendada Eesti usundit, pole muud kui komöödia kabineti laua taga mütoloogia puudulikele andmete põhjal algatatud ajaloo tagasi kruvimisest, mille tõelisesse ei usuta ise ega panda ka teisi uskuma. Kuhu tuleks teid veel lüüa teie tõrksuse jätkudes? Pea on päris haige ja süda täiesti põdur. Jumal ei ole ükskõikne. Jalad allast pealaene ei ole midagi terved, aina haavad, muhud ja värsked vorbid, mis ei ole välja pigistatud ja seotud ega õliga leevendatud. Meie põlvkonna eesmärk on neid haavad parandada. Mitte selleks, et see oli siis, unustan ja lähme aga edasi, aga kuhu sa kõigest sellest pärandist, sellest needusest pääsed edasi minnes, kuhu? Sellesse nõiaringi, mis on 100 aastaid eestas ikka neelanud see orja vaim, uus okupatsioon, meie ei saa hakkama, meid peab keegi valitsema. Ja kui keegi valitseb, siis on ta muidugi süüdi, aga iseendast me ei ole valgustatud, me ei suuda isegi oma liha valitseda. Surm ja elu on siis tänase põlvkonna eestlaste ees. Ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu taeva ja maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Mõelge, milline vastutus igaviku ees, milline vastutus Jumala ees, milline vastutus Jumala kohtupäeva ees. See on minu ja sinu valida, õnnistus või needus. Elu või surm. Vali nüüd elu, ütleb Jumal, kui sa oled siiani opakas ja segamini ja oma religioossetesse pilvedesse ära eksinud. Vali elu, vali Jeesus Kristus, et sina ja su sugu võiksid elada, armastades Issandat oma Jumalat. Kui me läheme õigel teel, kogu universum allub Jumalale, tähti teab ta nimepidi inimeste juuksekarvu, ta on loonud kõik need globaalsed rahvused, kõik etnilise backgroundiga keeled, kõik suguharud, hõimud on tema loodud, tema teab kõike, neid kontrollib iga ühe südame põhja, ta näeb. Ja kui meie armastame Jumalat, siis me oleme ka resonantsis selle universumiga, tema seadustega. Kui me läheme kõrvale ja oleme joobunud jobud ja laseme kuradil ennast täiesti ära neeta ja kõrvale juhtida, mida te arvate, mis saab meie rahvusest? Jumal kutsub meid armastama Issandat oma Jumala. Teine kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda ehitatakse ja istutatakse. Aga kui ta teeb kurja minu silmis ega kuula mu häält, siis ma kahetsen head, mida ma lubasin talle teha. Jällegi üks loosung Steinbocki maja ukse kohal. Kas Jumal peab kahetsema, et ta andis Eesti rahvale veel kord vabaduse? 1. Saamuli 15, 14, 15. Kui te kardate Issandat ja teenite teda ja kuulate ta häält ega tõrgu Issanda vastu, siis te jääte elama nii hästi teie kui teie kuningas, kes valitseb teie üle pärast Issandat, teie Jumalat.
aga kui te ei kuula issanda häält ja tõrgute issanda käsu vastu, siis on issandal käsi teie vastu, nõnda nagu oli teie vanemate vastu. Kas saab veel aktuaalsemat kirjakohta olla meie praeguse Eesti rahva ajaloo kohta? Kas täitub siis ka prohvet Reitsi taskust leitud kirja lõpuosa? Eesti rahvas paisatakse laiali seni, kui ta saab ära kaotatud. Ma olen pisarat valanud selle üle, tõenäoliselt valan veelgi. See sai mind ükskord ühel väljal kätte ja ma mõtlesin selle peale, Jumal oli selle pannud mulle südamesse, halleluuja. Aga meil on jäetud võimalus. Paluge Jehova Jumalat, kes on loonud taeva ja maa ja vete allikad. Ja meil on võimalus Jumala poole pöörduda, muuta oma see background, 100 aastaid orjamentalitteet. Meil on võimalus paljuneda, kosuda suureks rahvaks, võtta vastu issanda õnnistus, mis käib koos temaga. Kuhu sammud Eestimaa? Kuhu sammud sina, kes oled täna tulnud siia kiitma Jumalat? Õnnistuse ja igavese elu poole või needuse ja igavese hukatuse poole? Need on väga otsustavad momendid. Me ei saa võtta nii, et see on üks asi ja see on üks päev ja selles ei ole midagi eraldi. Midagi erinevat ei ole, selles ei ole midagi usulist kasvada. Vaata taevasse, vaata kuula tuult, vaata merd. Igal pool on Jumal tegev, tema püha vaim avab sulle selle tarkuse läbi, mis sul Jumala kartusest ja usust tuleb. Su elu on rikkalik. Sa näed issandat kõigest tema loomingus, mitte ei kumarda loojat või loomingut. Toomas küsis issandat, kuidas võime leida teed. Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kuidas saab siis minna isa juurde, kui sa poega ei tunnusta? Kui ükskõik kui religioone sul peas on või millist riiet sa ka kannad, kas sa käid purkas või oled 5 korda päevas kulmude peal, maa peal. Kui sa poega ei tunnista, sa ei saa isa juurde. Sa ei saa ka Buda kujuga kaenlas isa juurde. Sa ei saa ka Confuciuse raamatutega või Kabalaga või kõigi nende asjadega, sest ta ütleb, mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui me elame sellest mööda, see on nii lihtne. See võib olla esimene kirjakoht lapsel, kes õpib lugema. Kui me ei lähe Jumalale avatud südamega vastu oma taevasele isale, siis ei saa me isa juurde, mitte kuidagi. Heitke eneste pealt ära kõik oma üleastumised, millega te olete üle astunud. See on meie meelevald. Me võime need ära visata, vabaneda nendest koormatest, nendest õudsetest harjumistest ja sõltuvustest. Jumal ei anna kellelegi raskemat risti kanda, kui ta suudab. Heitke enese pealt ära kõik oma üleastumised, millega te olete üle astunud ja valmistage enestele uus süda ja uus vaim. Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu. Kristuses Jeesuses, meie issandas. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Jumala vastupaneku hind on väga kõrge. Et ajalugu ja kõik need rööpad, ja need vagunid mädanevad ja kõik need rööpad, mis inimesi Siberisse vedasid, kasvavad rohtu, ei tähenda veel seda, et Jumala audroon kasvaks rohtu. Või et tema audroon mädaneks või et tema õigus muutuks. Jumalale vastupanu hind on väga kõrge. Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata. Halleluuja.